Hiina, kes seni oli vaid jälginud USA ja Iraani vahelise sõja arengut, pakkus ootamatult välja lahenduse sellele sõjale, kuid palub Donald Trumpilt midagi vastutasuks. Asi on selles, et juba 14. ja 15. mail saabub Pekingisse kohtumisele Xi Jinpingiga Donald Trump, kuid keegi jõudis temast ette. Täna, 6. mail külastas Pekingi Iraani diplomaatilise teenistuse juht Abbas Araghchi. Ja see visiit tõmbas tähelepanu kesksele küsimusele. Kas Hiina suudab võtta enda peale rahuvahendaja rolli Ameerika-Iraani konfliktis? Ja nüüd annab Hiina juba mõista, et ta on valmis aitama Donald Trumpil selle sõja lõpetada ja isegi mingil määral sellest vastasseisust võitjana väljuda. Kuid Xi Jinping nõuab sellise teenuse eest üsna kõrget tasu ja just seda me nüüd arutamegi. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like ja kirjutage selle video alla oma kommentaar. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või ekraanil oleva QR-koodi abil või siis sponsorluse kaudu platvormil. Üldiselt, kui see saade on teie jaoks huvitav ja kasulik, siis saate lõpus toetada meie YouTube'i kanali tööd oma annetustega. Täna, 6. mail, saabus Pekingisse Iraani diplomaatia juht Abbas Araghchi ning selle taustal nõuavad Valge Maja esindajad, et Hiina kasutaks oma mõju Iraanile, et avada Hormuzi väin. Ameerika Ühendriikide riigisekretär Marco Rubio kutsus avalikult Pekingit üles kasutama Iraani välisministri Abbas Araghchi visiiti Hiinasse, et veenda Teherani leevendama kontrolli olulise veetee üle. USA riigisekretär lisas, et Hiina on kannatanud Iraani poolse Hormuzi väina faktilise sulgemise tõttu rohkem kui Ühendriigid. Hiina majandus, mis põhineb ekspordil, sõltub transpordist läbi Hormuzi väina. Ja Marco Rubio lisas, et Hiina huvides on, et Iraan lõpetaks Hormuzi väina blokeerimise. Siin natuke ette rutates lisan, et tegelikult oli Hiina enne seda sõda kogunud üsna suured naftavarud. Ja ekspertide hinnangul võivad nad rohkem kui pool aastat rahulikult istuda ega pea üldse muretsema selle pärast, et nafta eksport on langenud. Üldse, ilma probleemideta. Ja siin on huvitav osa, sest üks diplomaat rääkis Associated Pressile, et USA teeb tõsiseid jõupingutusi, et veenda Hiinat hoiduma vetoõiguse kasutamisest ÜRO Julgeolekunõukogus Washingtoni toetatud resolutsiooni suhtes, mille eesmärk on avada taas Hormuzi väin ja hukka mõista Iraani tegevus. Siin märgin ära, et Hiina ja Venemaa blokeerisid juba eelmisel kuul eelmise resolutsiooni Hormuzi väina kohta, väites, et see läheb liiga kaugele ega mõista hukka USA'd ja Iisraeli rünnakute eest, mis selle sõja algatasid. Veelgi enam, täna kordas Hiina taas, et peab USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu ebaseaduslikuks. Lisaks sellele teatas USA rahandusminister Scott Bessent esmaspäeval 4. mail, et Iraan saab olema üks prioriteetseid teemasid Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumisel. Ja see lihtsalt ajas Donald Trumpi lõksu, sest ma märgin, et tegelikult oli see kohtumine planeeritud selleks, et allkirjastada mingisugune Ameerikale ülisoodne kaubandusleping. Enne sõda Iraanis ei olnud prioriteetne küsimus Lähis-Ida, vaid kaubanduslepingu sõlmimine. Aga nüüd on see küsimus kõrvale tõrjutud, kõik, nüüd on fookuses midagi muud. Juba praegu on teada, et just Hiina oli see, kes muide sundis Iraani aprilli alguses relvarahuga nõustuma. Isegi Donald Trump ise ütles, et tema arvates mängis Hiina teatud rolli Iraani julgustamisel nõustuda habraste vaherahuga. Ja nüüd arvab Trumpi administratsioon, et Hiina võiks teha rohkem jõupingutusi Hormuzi väina blokeeringu lõpetamiseks. Kuid teisest küljest väidab USA valitsus, et Hiina on juba ammu toetanud Iraani ballistiliste rakettide programmi ja tarminud Teheranile 2-otstarbelisi tööstuslikke komponente, mida saab kasutada rakettide tootmiseks. Kuid eelmisel kuul, pärast seda, kui Ameerika sõjavägi hõivas sisuliselt konteinerlaeva, mis vedas Iraani raketikütuse tootmiseks vajalikke kemikaale, Trump väitis, et Xi Jinping nõustus pärast seda mitte tarnima Iraanile relvi. Selle avaldusega ilmusid ka teated, et Peking kaalub võimalust anda Teheranile relvastust. Seetõttu tekib olukord, kus just Hiinast sõltub, kuidas Iraan käitub.
praegu on Peking vähemalt paberil ilmselge kandidaat selleks, et võtta üle vahendaja ja peamise läbirääkija roll. Hiina on pikka aega olnud tihe diplomaatiline ja majanduslik, mängib muusika. See pühendumus põhineb ühistel erimeelsustel USA-ga ja soovil saada odavat naftat. Kuid samal ajal on Hiinal avatud suhtlusliin Washingtoniga ning tal on otsene ligipääs Donald Trumpile, kui ta kohtub Hiina liidri Xi Jinpingiga juba järgmisel nädalal. See tähendab, et tegemist on ideaalse positsiooniga. Tõenäoliselt just see hetk ajendas Iraani välisministrit Abbas Rakshit külastama Pekingit ja kohtuma seal oma Hiina kolleegi Wang Yiga. On lootus, et Peking suudab, tsiteerin, ära hoida rahvusvahelise rahu ja julgeoleku rikkumisi. Ja tõenäoliselt tõstatab ka Trump selle konflikti küsimuse Xi Jinpingiga. Oma oodatava visiidi ajal, mis algselt pidi keskenduma kahe suurriigi vahelisele majanduslikule konkurentsile, kuid mida nüüd varjutab sõda Iraaniga. Hiina ametnikud ise on juba mitu nädalat kutsunud üles relvarahule ja esitanud Pekingit potentsiaalse vahendajana rahuprotsessis. Sealhulgas ka Xi Jinping. Eelmisel kuul avaldas ta 4 punktist koosneva üldise ettepaneku rahumeelseks lahenduseks Lähis-Idas. Juba ainuüksi see, et Xi Jinping suutis nädala jooksul mõlemad pooled enda poole võita, on tema jaoks võit, kuna ta püüab tugevdada Hiina rolli globaalse suurvõimuna. Kujutage endale seda pilti ette. Hiina lepitab või aitab näiteks sõlmida rahuleppe USA ja Iraani vahel. Selle taustal, et Trump ütles, et Iraan varsti lihtsalt kapituleerib ja tõstab valge lipu. Läbirääkimised üha ebapopulaarsema USA presidendiga, kes on takerdunud pikaajalisse sõtta ja otsib kergeid võite, ei ole ilmselt Xi Jinpingi jaoks teate ebamugav positsioon. Ei, vastupidi. Xi Jinpingile on see väga kasulik, sest kaubandusleping, ma kordan veel kord, on juba edasi lükatud. See on tagaplaanile jäetud. Kõik, sellest ei pea enam rääkima. Ja tegelikult saab niimoodi, seda küsimust pidevalt edasi lükata. Ja nii saabki Donald Trumpi ametiaeg läbi ja kaubanduslepingut ei tulegi. See sobib Hiinale täiesti. Lisaks on praegu Xi Jinping hoopis valmis aitama Iraanil selles sõjas veel vähemalt mitu nädalat vastu pidada, enne kui ta on valmis Trumpiga kokkuleppele minema. See tähendab, et kui Trump ei tee Hiina jaoks midagi head, võib Hiina aidata Iraani. Ning Iraan peab vastu veel 2 või isegi 3 kuud. Ja kujunenud olukord võib anda Hiinale ainulaadse võimaluse saada kasu vastasseisust, vahetult enne Donald Trumpi jaoks tõenäoliselt väga karme vahevalimisi, kuna Trump püüab näidata Ameerika valijatele käega katsutavaid võite. Näiteks nagu Hiina suured Ameerika põllumajandustoodete ja Boeing lennukite ostud. See puudutas kaubanduslepingut. Praegu on need küsimused taaplaanile jäänud. Ja Xi Jinping saab aru, et okei, kui Trump tahab näiteks sellest rääkida, siis tuleb rääkida ka Iraanist. Ja et Trump tunnistaks, et ilma Xi Jinpingita ei suuda ta seda sõda lahendada. Teisest küljest on Hiinale isegi kasulik, et Ameerika Ühendriigid jätavad Iraani täielikku sõltuvusse Pekingist, täpselt nagu juhtus Venemaaga, mis on muutunud nii karmiks. Haletsusväärseks Hiina vasalliks. Praegu on Venemaa ilma Hiinata lihtsalt tühikest. Täielik ei miski. Enne Venemaa täiemahulist sõda Ukraina vastu oli siin vähemalt partnerlus Venemaa ja Hiina vahel. Nüüd on Venemaa lihtsalt Hiina odav ripats. Hiina teeb nende pesemata venelastega täpselt seda, mida tahab. On ilmne, et pärast sõda jääb Iraani sõltuvus Hiinast alles. Isegi sõja ajal moodustavad Hiina ostud Iraani naftast üle 90% Iraani ekspordist. Ja seega annavad need Hiinale märkimisväärse majandusliku mõjuvõimu Iraani üle. Ja siin tuleb huvitav pööre. Eelmisel kuul, aprillis, lisas Washington musta nimekirja ühe suure Hiina naftakeemia ettevõtte. USA rahandusministeeriumi sõnul oli see ettevõte suur Iraani naftaostja. Need olid karmid sanktsioonid selle eest, et ettevõte ostab Iraani naftat. See on suurim Hiina naftatöötlemistehas, mis on üldse USA sanktsioonide alla sattunud. Peking ei laskunud enne neist sanktsioonidest hirmutada. Vastupidi, Pekingis anti korraldus ettevõtetele üle kogu Hiina, mitte järgida sanktsioone selle ettevõtte ja veel 4 USA musta nimekirja kantud ettevõtte suhtes. Pekingis öeldi, ärge kartke, need sanktsioonid ei loe üldse midagi. Jätkake koostööd, kui midagi juhtub, siis meie kaitseme teid.
Nüüd on juba selge, et Hiina võib seda sõda pikendada, toetades Iraani või selle kiiresti lõpetada, avaldades survet samale Iraanile. Ja mida valib Xi Jinping, sõltub nüüd sellest, mida talle järgmisel nädalal pakub Donald Trump. Siin panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle osa alla. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid või teie ekraanil olevat QR-koodi. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Lisaks tellige minu Telegrami kanal Pechi News. Link sellele on selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile.